Ärevust ei ole mitte kunagi võimalik alla suruda, mis tahes viisil. See on kehaviis näidata sulle, mis su kehaga tegelikult toimub. Hakka küsima iseenda käest, millega on mu ärevus seotud, mis situatsioonides see avaldub, mis ma sellel hetkel tunnen, kui see tekib, kus see sai alguse ja miks mu keha endiselt seda veel tunneb. Ja nendele küsimustele juba vastates sa saad kätte juurpõhjuse ja sa saad aru, miks su keha endiselt seda läbi pole suutnud kogeda. Ja see on sellepärast, et sellel hetkel, kui see ärevus tekkis, selles situatsioonis sa ei saanud seda tunnet kogeda puhtal kujul lõpuni, vaid sa panid ennast lukku. See oli kas sulle eluohtlik, sa tardusid või sa põgenesid ja surusid selle emotsiooni enda kehasse alla. Ja see emotsioon on rakkudes alles. Ja et seda emotsiooni vabastada ei ole võimalik seda alla suruda, vaid kehas läbi lõpuni kogeda, nii et see iseenesest lahtub. Ja seda ei ole enam. Kui puhtal kujul kogeda emotsiooni, siis see kestab 90 sekundit. Kui mingi emotsioon kestab kauem, siis järelikult on see juba jäänud sulle kehasse kinni ja seal on oma lugu taga. On variant, kas suruda ärevust alla kogu oma elu erinevate moodustega võib puhastada ja vabastada see ära niimoodi, et sa ei pea terve elu enam seda kandma. Imeline abivahend on siinkohal näiteks vabastav hingamine, mis toimib nii mentaalsel tasandil kui füüsilisel tasandil 2 ühes.